videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin kohe. Vaata ei oska ju võrreldagi nagu mis asjad. Ja siin me oleme tänu toetajatele, kes hoiavad oma tugevaid õlgu all, sest nad tahavad teada, mida me teame, kuidas me mõtleme. Olge te tänatud, ilma teieta oleks käru kummuli ja seda oleks hale ja kole vaadata. Seega avanti popolo. Ja nagu me kõik teame, on täna stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Ja hakatuseks võiks esitada küsimuse. No, Viktor, sa ju tead, et kõige koledamad asjad on pooltõed. Ja kui nüüd võtta ja hakata urgitsema pooltõest, näiteks selles, ma olen näinud juba pikemat aega, ikka päris pikk, ikka 10, 15, 20, võib-olla enamgi aastat, veepudelitega inimesi, kes muudkui joovad ja joovad, sest nemad teavad, et inimene peab, just nimelt peab jooma 2 või 2,5 liitrit vett iga jumala päev, sõltumata õhutemperatuurist, füüsilisest koormusest või eestlane olemisest kui niisugusest. Nojah, kui neerud on terved, siis ei tee see vesi talle mitte kui midagist ja kui neerud on haiged, siis ükskord lõpeb kõik nii halvasti ja isegi kui sul on tervis korras, siis elu iseenesest ongi kõige rohkem tervist rikkuv tegur, sellepärast et kõik, kes on elus olnud, kõik on ka ära surnud. Nüüd, mis puudutab vette, poolik tõde. Inimene lihtsalt tõest loebki välja ainult pool sellest tõest. Jah, inimese organism vajab vedelikku umbes sama palju, kui uriini tuleb välja. Nii et kui sa tahad teada, kui palju sa pead vedelikku tarbima, aga ole nii kena, võtad mingi pudel ja hakka oma kust mõõtma, nii palju kui kust tuleb välja, nii palju tuleb seda asendada. Kuid, mis puudutab vett, vett sisaldab ju supp, kisselkompott, tee, kohvi, isegi liha, õlu, kartul, mingid 90% vett, eks ole, kõik, mis iganes. Nii et sa, kui sul keskmiselt inimesel tuleb tõepoolest 2 liitrit uriini välja, nii et keskmiselt ööpäevas ta peab saama 2 liitrit vedelikku, aga see ei pea olema tingimata vesi, vaid tuleb arvestada kõike, mis sa oled oma suumulgust sisse ajanud. Vaat niimoodi. Aga kui sa jood 2 liitrit vett, see tähendab seda, et sa oled kuskil liiter vähemalt saanud juba teiste allikade kaudu, toiduga. Nii et kui sa jood 2 liitrit vett, sa tarbid seda kindlasti kohe liiga palju. Aga see ei tee midagi hullu, küll ta tuleb välja. Vesi leiab augukese alati, kus ta välja tuleb. Nii et kui te olete seda usku, et te joote 2 liitrit vett, käite 10 000 sammu, kuulate riigi meediat ja loete ametlikku väljahannet, ei juhtu teiega midagi, küll te elate kuni surmani välja, see on meditsiiniline fakt. Ja mõni koguni mitu päeva kauem, aga see ei lähe alati arvesse, see on tänu meditsiinilistele lisavidinatele. Aga miks ma selle küsimuse võtsin, sellepärast, et juhuslikult sattus mulle ette üks kenakene tiraad vee joomisest. Iseenesest, panin tähele, et ma olen kehv vedelike tarbija. Hommikul joon oma õllekannu tee kohvi ära ja ega ma päeval rohkem võtagi midagi. Ja sain mina selle materjali kätte ja üks kena autor kirjutab, see 2 ja 2,5 liitrit on tulnud ühe Ameerika teadlase ütlemisest. Aga selle saba on, et enamuse sellest saab inimene kätte toidust. Ja
nii et Ameerika teadlast tuleb lihtsalt tähelepanelikult lugeda ja üritada sellest aru saada. Aga jällegi inimene, nagu igasugune muu elukas, on isereguleeruv süsteem. Nii et peremees, joo siis, kui sul on janu, söö siis, kui sul on nälg ja tee kõiki muid asju siis, kui sul tekib tung neid asju teha. Kui on vaja ja muidugi igasuguseid selliseid tarkusi lugedes peaks meenutama õilsat ütlust dubito ergo cogito ergo sum. See dubito on muidugi jälle niisugune asi, et sama autor on öelnud ka, et kahtle kõiges, aga vaat kõiges ei tohi kahelda. Kui sa teatavates asjades kahtled, sa võid saada karistatud. Avalik kahtlemine on kahtlane asi. Seda nüüd küll, aga just nimelt avalik kahtlemine, sest tegelikult mina kahtlen väga paljudes asjades, aga mina ei lähe keset ristmiku kõva häälega karjuma, et nüüd selles või teises või kolmandas ma kahtlen, eks ole, ja teie, kes seal teisel pool tänavat mind kuulate, ma ka kahtlen teie mõistuses. Ei, ma ei pea seda välja ütlema. Vaata nüüd, amikus meus jõudsime väga kihvti kujundi juurde. Siin on üks tänavapool, siin on teine, siin on herr doktor Viktor Vassiljev, kes ütleb, et mina nendes kahtlen. Ja ongi tüli majas, sest olgu suuprogramm või projekt nii hull kui tahes, järgijaid leiab ju alati ja kõige tähtsam, mida herr doktor siin meile on korduvalt ise öelnud, jaga ja valitse, aja nad tülli ja siis on hea selles segaduses koort riisuda. Vaata, nagu pühakiri ütleb, ära kunagi tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks ja sellepärast enne, kui kahelda kelleski teises või kahelda selles, mis minu ümber toimub, ma alati kahtlen endas. Ma ei ole kindel, kas mul on õigus või mul ei ole õigus või ma pean veel edasi mõtlema või ma pean fakte koguma, kuidagi oma mõtteid korrastama, aga igaks juhuks ma kahtlen iseendast. See on esimene asi, mida peabki tegema, sest no näiteks, kui läheb üks veeusku mees asjale ja laseb kõrge kaarega oma asja välja ja näeb, et ei ole sel tühjal värvi ega midagi. Ma olen nii terve, et mingisugust roppust kehast välja ei tule, aga te mõelge, kui lahja see lahus peab olema. No jah, ilmselgelt on ta oma 2 liitrit ära tarbinud juba, 2 liitrit vett ära tarbinud juba hommikul, eks ole, nii ta tuleb. Mida keegi tarbib õlut, eks ole, siis ta on natuke teistmoodi, punast veinist on teist värvust ja nii ta on, oleneb, kes mida tarbib. Sellest on, oi jummal, sellest on mitukümmend aastat möödas, kui ma ühes Lõuna-Eesti linnakeses ütlesin selgelt välja poliitikutele, mõned neist olid kohalikus mõõdus ikka kohe üsna ladvikus, et parteid on oma olemuselt kuritegelikud ühendused ja tuleks laiali saata, ära keelata või sundida kuidagipidi kokku leppima, sest eelkõige parteid lõhestavad ja kahjustavad ühiskonda. Ma olen sellel seisukohal siiamaani, sest mida teeb partei? Keegi jeekim võtab mingisuguse idee ja hakkab ütlema, see on kõige parem idee ja sellest hetkest alates on kõik ülejäänud tema vaenlased, kellega tuleb võidelda ja selliseid grupeeringuid on meil karjade kaupa. Jah, ma ütleks, et igasugune inimeste ühendus ongi kuritegelik, sellepärast, et olgu see pank, olgu see usulahk, olgu see partei, olgu see korteriühistu, nad kõik üritavad täide saata mingisugust ideed, mingit mõtet, mingit loosungit ja sellega rõhuvad teisi inimesi. Nii et kõik need ühendused on kuritegelikud, aga siin tekibki küsimus, aga mis asi on kuri, et kas inimene teeb, kas see grupeering teeb
kurja või ta teeb hoopiski head inimestele. Aga inimestele see, mida nad teevad, ei meeldi. Ei meeldi. Teine grupeering ütleb, et nad on vaenlased ja reeturid. Ei meeldi sellepärast, et kui hea karjane hajab oma lambukesi kuskile paremale karjamaale, eks ole, ta teeb seda väevõimuga, koerad hauguvad, ta vehib malakat, eks ole, lambukesed ka vaatavad hirmuga tema poole, aga jooksevad edasi, et malakaga selga mitte saada. No jah. Ta teeb kurja. Jah. Aga lõpuks nad jõuavad siis helgesse tulevikku ehk kommunismi, eks ole, ja siis peaksid nagu kõik olema õnnelikud, aga lõpeb kõik sellega, et parema karjamaa peal nad kiiremini söövad ennast ilusaks ümaramaks ja parema kvaliteediga lihakehaks ja lõpetavad kiiremini lihakombinaadis. Ja seda muidugi, siin muidugi võib tuua veel teise näite. Vaata, eks see Eesti häda ole tõepoolest selles, et palju on igasuguseid grupeeringuid, mis juba oma olemuselt on vandenõud tegelikkuses ja omakasupüüdlikud. Ja kui keegi ütleb, meie erakonnas on 10 000 liiget, siis see ei tähenda mitte midagi, sest võib ju juhtuda, et see erakond saab ainult 5000 häält, aga ülejäänud argpüksid on liikmed. Jah, selle küll, aga mis seal vahet tegelikult, sellepärast, et kui ühe, teise või kolmanda erakonna kandidaadid satuvad valitavatesse kogudesse, nad otsekohe muudavad oma käitumist, muudavad ka oma põhimõtteid ja siis me saamegi sellise parlamendi, sellise valitsuse, eks ole, mida me teps mitte ei oodanud, kui me nende tublide inimeste poolt hääletasime. Ja kui sina näed, et sinu naaber on hakanud käima eriti ära seletatud näoga, Dubito, kahtle. Midagi on temaga juhtunud, mingi on käinud ja vennike on korraga ära seletatud, ta on oma mõtetes juba võimul, ta juba hävitab vaenlasi seaduse relvaga või kui eestlane või muul viisil. Aga samas ükski erakond oma programmis mitte iialgi ei kuuluta seda, et nad on kuritegelikud, et nad soovivad paha Eesti rahvale ja Eesti riigile. Kõigil on kõige õllamad, kõige paremad eesmärgid, nii et lugedes mingi erakonna seal valimislubadus või nende põhikirja või poliitprogrammi, kõik on head. Kõik on väga head, jah. Ega muuseas Hitler ka ei soovi teps mitte halba oma rahvale ja riigile. No kindlasti mitte. Hitleri suust olla Kubitšeki andmetel niisugune lause tulnud, see oli Wagneri festivalil kuskil sõja ajal, et vaata Kosl, ma olen suure riigi kantsler ja mul ei ole muud teha kui sõdida. No mis sa teed, kui sul on vastalisi, aga ükskõik sa võid olla ka oma sõbraga kahekesi ja sauna ees pingil õllepudel käes mingi idee välja mõelda. Aga kuskil naaberkülas on samasugune saun, samad mehed istuvad, nendel on teine idee, nendel on teine mõte. Oi, parem kui sa nendega kokku ei saa, sest siis läheb kakluse. Jah. Ütleme niimoodi, et siin on kaalukategooriad veidi erinevad, üks asi on poetagune, teine on saun, eks ole, siin on varanduslik kiil vahel, aga samas ühe küla poetagused võivad kokku saada teise küla poetagustega ja leida, et neil on nii palju ühist, et lase aga olla, nad ei lähe tülli. Nad moodustavad omalaadse ühiskonna rakukese, mitte et ma nüüd ütlen, et kõik marss poe taha, pokipudelid kätte, klunk, klunk, klunk ja rahu on Eestis maa peal. Ei ole. Vaata, sa ütlesid siin partei kongressid ja nii edasi. Kui me nüüd võtame ja teeme ühe sõelumise või peaks ütlema, niimoodi kaasaegses eesti keeles screeningu, mitu jeekimit parteis ongi see tegelik partei, kes otsustab, keelab, käseb, poob ja laseb. Kas 5 tükki on või on juba üks ülearune?
Vot nüüd tekibki küsimus, et kas elevant on kihvad, elevant on lont, elevant on sabarootse või elevant on 4 toekat jalga, elevant on elevant koos saba ja no, peaaegu et oleks ainult sarvedega, kõigi asjadega. Nii et parteis peab olema liider, kes kännu otsast kirjab nagu kukk, eks ole. Siis peab olema mingisugune mõttekoda, keda mitte keegi ei näe, keegi ei tunne, ta genereerib mõtteid, siis peavad olema propaganda inimesed, kes hoolitsevad selle eest, et kuskil lehte läheks 1 või 2 või 3 teade ja peab olema keegi hall mask, kes jookseb kaasa, aga suure massina. Kõik kõik koos nad moodustavadki selle sama elevandi, suure karvase, väikse roosa, aga elevant on ta igal juhul. Sa tõid nüüd kenasti jutu sisse nii-öelda hea või halva või no üleüldse karjase teema. Vaat sellega on jälle nii, et kui hundid on söönud, lambad on terved, kus on karjane? Kui hundid on sellist asja ei ole võimalik, et hundid on söönud ja lambad on terved. Lihtsalt ei ole võimalik, aga hea või halb karjane, mida parem karjane, mida rohkem ta hoolitseb oma lambukeste eest, seda rohkem pappi ta saab nendest lihakombinaadis. Seda muidugi, aga... Kas ta soovib oma lambukestele head? Kindlasti soovib ta oma lambukestele head kuni teatud kuupäevani. Kui hundid on söönud ja lambad on terved, siis on hea karjane väljaspool seda aedikut ja jälgib, no millal saata mõni poisikene jälle karjaseks, et hundid oleks söönud ja lambad terveks. Ei ole see niisama lihtne. Hundid peavad olema söönud teatud piirini ja lambukesed peavad olema terved ka teatud piirini, sest teatud protsent lambukesi läheb ju huntide söögiks. Jah, kui lamba terved jääb hunt nälga. Viktor, raamatupidamislikult on seda väga raske põhjendada. Hea raamatupide põhjendab absoluutselt kõik ära. Seda muidugi. Aga jah, me oleme ikkagi nii kaugel, et kas Eesti on ikka nii hiigelsuur, et ta võib lubada endale mitut parteid, mitut maailmavaadet, no kui ta kurat saab olla mitu maailmavaadet, ainult siis, kui silmad on kuidagi niimoodi, vist saab olla mitu saab küll, sellepärast, et Eesti saab lubada endale, et kui on kontoris vaja paar pliiatsid osta, kuulutame riigi hanke välja, eks ole, raiskame sellele aega ja raha kui palju. Nii et Eestis toimub tohutult palju mõttetut tegevust, mille peale raisatakse inimtöötunde, raisatakse raha, aga samas mingil määral on see ka vajalik, sellepärast et meil on 30 000 ametnikku, eks ole, 29 000 millega, keda tuleb toita selleks, et neid toita, no kuidagi vastutustundetu oleks neile niisama pappi jagada, eks ole. Tehku siis tööd, eks ole, saavad palka, saavad söönuks, aga tööd ei ole nendele ette anda, see on väga kaval, kuulge, aga paneme need ametnikud ise endale tööd välja mõtlema ja oi, seda nad teevad usinalt, nad mõtlevad endale välja ülesande, et teeme nüüd uued arengukavadele rakenduskavad, kutsume kokku koosoleku, kus me seda kõike arutame ja mõtleme välja järgmise arengukava. See on juba Parkinsoni seadus. Ametnikud annavad omasugustele tööd juurde ja Piiteri printsiibis oli see ka väga ilusa näitena välja toodud, et üks telekompanii võttis kogu oma administratiivse personali kokku, ehitas neile väljapoole linna hiiglasliku betoonist ja klaasist ametnikupalee, kust mingit infot enam välja ei tulnud, küll aga seal sees käis igavene sagimine, kokkusaamised, koosolekud, nagu sa ütlesid siin, rakendus ja lahtirakenduskavad ja nii edasi. Ja vaat see on nüüd üks asi. Ma ei oskagi öelda, kas seda peaks või ei pea koolis õpetama. Kas lapsukesed, kes lõpetavad gümnaasiumi, kas neil peavad olema
eluks vajalikud omadused, teadmised ja oskused. Sa oled ise rõhutanud, et sa ei ole siinuse ja koosinusega mitte sentigi teeninud. Kuigi ma saan aru, mis need on, aga jah, mõnda asja rehkendades ma Pythagorase teoreemi olen ikka kasutanud ja niimoodi, aga see tugineb loogikale. Vaat ongi küsimus, kui lapsukesed lõpetavad kooli ja lähevad tipa-tapa elukooli, et saada vastu nina, kui neid ei ole juba ette niimoodi määratud ekspertideks, et lõpetad gümnaasiumi ära, saad vanem eksperdiks, palk on sul ütleme 3000 ja mine tolmuta seal klaaspalees väljapool linna, nii nagu tahad, auto anname sulle ka, võib-olla autojuhiga. Vaat on, tähendab, see on teadlik tahtlik. Ma lähen praegu väga uhkelt üle igasuguste piiride, see on olemasolemise mõtte hävitamine, pidurdamine, tühi töö. Nüüd me tuleme väga sellise põhimõttelise asja juurde, mis on olemasolemise mõte. Ma olen oma pika elu jooksul jõudnud järelduse, et olemisel mingit muud mõtet ja sihti ei olegi kui protsess ise, olemas olemine. Selles on jõhker loogika, aga ma kardan, et see on just selle sama raamidesse harimise tulemus. Igalühel on ju mõtteid, unistusi, mida võiks ellu viia, mida võiks teha, kui mitte naaber ei konkureeriks samasuguste mõtete, aga teistsuguse sõnastusega samale rahastusele. Kuule, kui Saaremaa lammas unistaks puhkuse veetmisest kuskil Hispaania palmide all mererannas, eks ole. Aga mis on sellel asjal mõtet? Ta on ikkagi lamma konkreetselt mõttel looma, ta on konkreetselt Saaremaa lammas, kes elab nii kaua, kui läheb lihakombinaati. Ja ongi tema ülesanne siin maailmas täidetud, aga mis puudutab haridust, ei ole võimalik ja polegi mõtet lapsukesele pähe taguda kvantmehaanikat. Mis mõttega? Hariduse mõte on õpetada noor inimene õppima, sellepärast et oma edaspidises elus ta peab pidevalt õppima seda, et näed, kui sa sõidad autoga kuskil, võib sulle post vastu tulla, et kui keegi sulle helistab, pakub mingit diilis, see on ilmselt pettus, eks ole, ja igasugu asju peab õppima, terve eluaeg sa pead õppima ja õppides korrutustabelit ja seda samast kurikuulsat siinust ja tangensit, sa õpidki õppima, inimene õpib eluaeg. See on pigem tuupimine, kus õpitakse asju pähe. Ma olen jumalast nõus. On asjad, mis lihtsalt on, nagu nad on ja sul ei ole vajagi sellest rohkem teada. Minu pärast korrutustabel paralleelselt õpetatakse ju ümardama, et kui on 0,5, siis ikka ülespoole ja 0,49, siis ikka allapoole. Ja see annaks muidugi 2x2 piisavalt suure vahemiku, mis ta võib olla poole teisest, 6,5 või umbes niimoodi. Jaa, aga edaspidises elus tuleb ka teadmine, et tuleb arvestada, kas me müüme või ostame. Jah, seda kindlasti, aga vaata see asjade praktiline kasutamine. Kui ma olen siin lõõpinud saates teemal Savjetskaja Zakauka, siis ma olen mõelnud ikka selle peale, et ega nõukaajal enamus asju olidki poolfabrikaadid ja sa pidid ise, kui sa olid ta saanud natukene nokitsema ja siis hakkas tööle ja polnud häda midagi ja võib-olla töötab siiamaani, sest ta läks ju käima ja läheb edaspidigi käima. Praegu kapitalistlikus ühiskonnas on nii, et ta peab minema katki mingi asi, muidu ei saa osta ja müüa. Ja kapitalism iseenesest selle koha pealt on püramiidskeem, mis on inimkonna suhtes kuritegelik.
Igasugune võim on üksik indiviidi suhtes kuritegelik, sellepärast et see on sunnimehhanism, paneb selle indiviidi jooksma sinna poole, kus hea karjane, olgu ta partei juht või riigi president, arvab heaks, et see kari peab jooksma. Aga nüüd, mis puudutab poolfabrikaate, ka kapitalismi tingimustes, praktiliselt kõik, mis me ostame, poolfabrikaadid, ostad arvuti, sa pead sinna installima mingit värki, võtad karbist välja mobiiltelefoni, kui sa ei ole ostad auto, siis lisavarustusena pead ostma rooli, rattad, värvikihi. Tead, mida ma kõige rohkem vihkan, ma vihkan seda, neid väikseid mööblitükke, riiuleid, veel mingeid värke, mis müüakse sulle küllaltki kompaktses pappkarmis, eks ole, ja sa pead seda päev otsa kokku panema, paned ikka kangimad prillid ette, loed seda instruktsiooni, võtad kruvid välja, neid on 7 liiki, igasugu kruvisid, eks ole, see läheb siia auku, see läheb sinna auku ja kui sa oled pool päeva nokitsenud, siis tuleb välja, et üks paganama kruvi on sul puudu, kõik see värk kokku ei käi. Ma vihkan sellist mööblit. Jah, sul on õigus, kusjuures see mööbel on enamalt jaolt ühekordseks kasutamiseks. Lahti saad seda veel võtta, aga uuesti kokku panna, vaata siis võib minna jamaks. Ei, selle küll, aga tähendab, need asjad ongi ühekordsed, sellepärast, et kogu äriline mõte on selles, et ta võimalikult kiiresti kukuks kokku ja ostaksid teise ja täpselt samasuguse, mis sa pead jälle kokku panema. Vaat see ongi siis nüüd inimkonna mõte. Inimkonna mõte on tarbimine, kogu tööstuse mõte on kindlustada tarbimist võimalikult lühikeste tsüklitena, et võimalikult rohkem träni sulle kaela määrida ja niimoodi see toimubki. Sellepärast jällegi tehased peavad huuga, peavad tööd tegema, sest inimesi on palju, nad tuleb panna tööle, et maksta nendele palka, aga seda tööd ei jätku, tuleb välja mõelda mõttetut tööd ja see ühekordset asja tootmine ongi täiesti mõttetu töö. Näiteks vana Singeri õmblusmasin, kes käis läbi 3 põlvkonna. 3 põlvkonna tegid sellega tööd, eks ole, nüüd enam ei viitsi, aga ta seisab ikkagi kuskil maal toa nurgas, eks ole, ja ongi täiesti töökorras. Õudukas, see on tänapäeva tehase omaniku õudusunenägu, siuke Singeri õmblusmasin. Aga tänapäeva tehnika on kõige rohkem 3 aastat ja ongi kõik. Ja enamalt jaolt ongi niimoodi, kui sa näiteks ostad auto 5-aastase garantii ajaga, nagu reklaamitakse, siis tuleb välja, et see 5 aastat kehtib ainult selle ja selle pisikese jupi kohta. Jah, täpselt nii ongi, aga tavaliselt nagu vahetatud osad piirklotsi ja nii edasi, need ei kehti mingi garantii alla, aga garantii, kogu see võimalik garantii kulu on arvestatud auto hinna sisse, nii et ei saa sa peremees tasuta mitte kui midagist, aga mis mind paneb imestama, nõukogude autod, mis olevat ääretult viletsad, inetud ja ajast maha jäänud, mida iganes kõike, aga see Moskvitš või Volga, ta kehtis ka üle 2 põlvkonna, mõnikord üle 3 põlvkonna, aga praegu ostad mingi auto, eks ole, ja sellega sa sõidadki täpselt garantii aja, et insenerid väga täpselt välja arvestanud ja garantii aja lõpus vahetad välja, et kauem sellega sõita ei kannata. Ja. Ta hakkab lihtsalt sinu raha sööma. Aga vaata, tuleme ikka selle sama massikarjatamise teema juurde. Meil kiidetakse, et Eesti haridus on aga nii palju, kui mul on sattunud ette igasuguseid tabeleid, mis on muu maailma päritoluga, siis seda Eestit oma hariduse ja teadmiste ja tarkustega ei ole vähemalt ülemise 10-15 seas. Ja nii on mitmete asjadega. Seega siis, kas me tõesti peame kahtlema meie oma statistikas ja propagandas? No ei ole midagi varata, kui sa lähed välismaale ja kas turismireisile, eks ole, ja hakkad kuskil seal, ma ei tea, Kreekas kiitma Eestis, kiida, sa oled patrioot, kiida, ütled, meie haridussüsteem on kõige parem haridussüsteem, mida iganes kõike. Aga ise sa pead teadma, et haridusel ja haritusel on väga suur vahe, need on 2 absoluutselt erinevat asja. Ja 12 aastat, mis meie lapsukesed koolis istuvad,
12. klass on täiskasvanud inimesed, kui nad lõpetavad kooli, siis mõnedel tüdrukutel on juba kõht ees ja mõnel on beebi juba käes, eks ole. Nad on täiskasvanud inimesed, aga kui ei oleks 12 klassi, no siis üsna suur hulk noori inimesi peaks koolist välja laskma ja tööle suunama, meile anda neile mõistlikku tööd, mõistlikke töökohti. Nii et las istuvad veel kooli, see on muidugi ja kutseharidus ja see on veel aasta kauem, eks ole. Nii et jah, las õpivad kutset, teine asi, kas seda kutsetööd on neile anda. Eesti noored inimesed on üldse üleharitud, kõik nad tahavad minna mingisse ülikooli. Kunagi oli Eestis 2-3 tõelist ülikooli, ülejäänud olid kutsehariduskoolid, mis iganes nad olid. Nüüd on kõik taskuülikoolid, eks ole. Nii et lõpetab lapsukene kooli ära, kui ta vähegi on 2 ajukorda olemas ja kirjaoskaja inimene, eks ole, saab veel kõrghariduse ka kätte ja siis ta tööle läheb, vaid ta istub kodus, papa-mamma rahakoti peal, eks ole, ja ütleb, et alla 5000 mina tööle ei lähe. Aga kellel teda vaja? Vaat siin ongi see, et meil koolitatakse, nagu ma aru olen saanud paljudel juhtudel, soliste ehk ülemusi, spetsialiste, no selliseid, kellel on juba niisugune tiitel, et õudselt piinlik oleks, kuigi vaikise maha ja saadki. Seesama probleem oli x-10 aastat tagasi muusikakoolis. Üks ainukene pedagoog seal põrutas meie loengus, et kurat, siin ka koolitatakse soliste, see mängib seda soolokontserti eksamil, teine, teist, kolmandat, kõik on solistid. Pane nad orkestrisse, nad ei oska mitte midagi teha, nad ei kuule, mis nende ümber toimub. Ja tal on õigus, kui meil on põhiloosung, sest sina oled seda väärt. Kas sul pärast niisugust asja, kui sulle niimoodi hüpoteetiliselt röögatada, sina oled seda väärt, siis vaatan minu poole, et see siit küll midagi väärt ei ole. Vaata, kui koolis õpetatakse matemaatikat, siis sugugi mitte selleks, et kõik kooli lõpetatud läheksid matemaatikutena tööle. Ja kui muusikakoolis õpetatakse mingit pilli käeksutama, sugugi mitte selle mõttega, et nüüd kõik lähevad orkestritesse, kogu Eestimaa on siis täis sadu orkestreid, kus iganes on 60 pillimängijat, eks ole, kõik mängivad, kes siis tööd teeb. See on see ilus nali, koorijuhtide segakoor. Koorijuhte on nii kuradi palju, et koore pole võtta, aga kui on koorijuhtide segakoor, siis nad kordamööda saavad ka koori juhtida. Aga samas, kui keegi lapsuke on muusikakooli lõpetanud, ta saab muusikast aru, ta kuulab seda muusikat, mõtestab seda ja see tuleb talle kasuks, miks mitte. Aga kui teda koolitatakse selle mõttega, et sinust saab Van Cliburn suur klaverikunstnik, mida iganes, sellest ei tule mitte midagi välja. Kuid me ei ole siiamaani oma haridussüsteemis ja üldse kasvatussüsteemis lahti saanud sellest loosungist, mis tõsteti püsti 30 aastat tagasi, et me tuleme nüüd sotsialismist, lähme kapitalismi ja meist kõigist saavad ärimehed ehk kapitalistid. Kõik on kapitalistid, keegi ei pea kraavi kaevama, vaid kõik peavad ainult raha kokku lugema. Kõik on ettevõtjad ja no selge see, et töötajaid ei ole kuskilt võtta. No vaat ja kui ei ole midagi parata, kõik ettevõtjateks ei saa ja see, kes ongi kraaviga mulda, labidaga kraavi, ta ongi mustas masenduses, miks ta peab kraavitööd tegema. Samas, kui sa räägid inimestega kuskil muja, olgu see Kreeka, Prantsusmaa, mis iganes, eks ole, kui keegi on seal kassapidaja poes, ta on tubli kassapidaja, ta teeb oma tööd, naabrid peavad temast lugu ja tal ei ole mingit ideed, et ta peaks saama poeketi direktoriks. Ei, ta ei taha seda, ta teeb oma kassapidaja tööd. Meil on kontseptsioon selline, et kui sa oled
3 aastat istunud poe kassas ja oled juba, ma ei tea, mingi 35-aastane, et sinu elu on raisku läinud 3 aastaga, sa oleks pidanud ammu kasvama osakonda juhatajaks, siis poegdirektoriks, siis poeketi omanikuks. Sa peaksid olema juba investor ja lüpsma hoolekarn lõpptarbijad. Vot meil on karjääriühiskond, kõigile taotakse pidevalt pähe, sa pead tegema karjääri ja see tubli töömees, suure labida, kes kaevab kraavi, eks ole, tal peab kogu aeg pähe taguma, vot lõpetan selle kraavi ära, eks ole, ja siis lähen ekskavaatori juhiks. Siin on muidugi, sa ütlesid väga ilusti, meil on karjääriühiskond, mis tegelikult tähendab, et meil ei ole ühiskonda, meil on loosung naabrist mööda, kas või üle laipade, see naabrist mööda, see on muide Kopp Villemi ühest laulu tekstist, Olav Kopp Villemi. Ja sellepärast ei tekigi koostööd, sellepärast. Ja sest karjääri sa saad teha ainult oma töökaaslast ja kolleegi maha surudes ja temast üle hüpates. Jah, seega sul ei pea olema muid oskusi peale trügimis. Ja konkurents on meil püha leht, sellepärast, et meil on loosung, et konkurents langetab hindu, kuidas ta langetab, et konkurents viib ühiskonda edasi ja sellepärast meie meditsiinisüsteem on rajatud konkurentsile, sellepärast perearstide süsteem ongi konkureerivate konkurentide süsteem ja konkurents on püha lehm, aga konkurents tähendabki seda, et selle asemel, et mul on labidas, sul on labidas, et me koos kaevaksime kraave. Ei, mina vaatan, et ma saaks kiiremini oma kraavi kaevatud, aga sulle, kui sa vaatad, kui lööd ma labidaga pähe, eks ole, siis kaevan mina oma kraavi kiiremini. See ei ole praegu mitte kirumine, vandumine, nutmine, halamine, vaid see on objektiivne. See on diagnoos. Jah. Võib-olla tõesti on kõige õigem öelda, et see on diagnoos ja sa oled juba piisavalt vana, et neid analüüse igalt poolt kokku oled sa kogunud ju ja ma olen elus küll ja küll näinud, et me kaevame kraavi, eks ole, aga sina saad oma kraavi kiiremini valmis, eks ole, mina jätan pooleli, sinu kraavi pannakse juba toru, eks ole, lastakse vesi sisse, aga mul kraavi valmis ei ole, toru sees ei ole, kus see vesi voolab. No võtad palga välja ja lased jalga. Uusi väljakutseid otsima, väga hea. Ja vaata, siit me jõuame tahes tahtmata sinna kanti, et lapsukestele peab, mitte peaks, vaid peab koolis ära seletama hierarhiate põhitõed. Sinu perearstide näide. No seal allpool on veel, võivad olla ju konkureerivad vanemõed, konkureerivad õed, konkureerivad põetajad. Põetajad ei saa eriti endale konkurentsi lubada, sellepärast, et nad on, siis on laibad taga. Jah, sest ikkagi, kui me võtame aksioomiks, et ühiskond tähendab ühistegevust, siis selleks on vajalik mitte konkurents, vaid koostöö. Koostöö on tähtsam kui konkurents. Jah, ja selleks peab olema, nii nagu meie põhiseaduse preambul ütleb, kõikumatu usk ja vankumatu tahe. Sa pead uskuma, et sa teed õiget asja läbi oma kõigi kahtluste. Sa pead olema veendunud, et nii on. Ja muidugi see, mis ma tahtsin hierarhiate koha pealt öelda, mida kõrgemale tipu poole, seda jõhkram konkurents, sest konkureerijaid on vähem ja pinged on suuremad. Aga siin all on lihtsalt, kurat, naaber ostis tead niisuguse ukse mati. Ma pean vaatama, kas saan ka kuskilt odavamalt. Ma pean vaatama, kas ma saan ka pangast võlgu. No jah, igasugused jamad. Ja siin sa muidugi viitad sellele teatud tingimustes. Konkurents muutub
muutub kergelt suitsidiaalseks. No alates mingisugusest tasemest ta muutub ühiskonda pidurdavaks teguriks. Ennast hävitavaks. Sest ennast hävitavaks, piduriks muutub igal juhul. Kas ta nüüd hävitab, eks ole, aga arengut ta pidurdab, tekitab probleeme ja kui me sinuga kaevame kraave, sina ja hakkad minust ette jõudma, eks ole, siis mina peaks sulle ütlema, et Margus, pane nüüd labidas kõrvale, tee suitsu, las ma kaevan ka veel paar meetrit edasi. Siis lähme koos. Ja suitsu tegemine ja viina joomine, need on riigi truuduse erivormid, sest kui aktsiis ei laekuks, siis peaks ju mõni 1 paki asemel 2 pakki päevas tõmbama või 1 pudeli asemel 2 pudelit jooma, sest näed, see tõbras tervislikud eluviisid larbib siin vett, kui siia on hele. Ja aga selleks, et sa peaksid oma töös pausi, eks ole, peab olema mingisugune põhjendus. Peab olema veenev põhjus, et sa teeksid pausi. Tee suitsu. No õpi ära lõpuks ometi. Veenev põhjendus. Äsja vaju. Eks ole. Aga jah. Noored töötajad peavad õppima tööd tegema ja vanad töötajad juba oskavad tööd mitte teha. Vot see on oskus. See on oskus sellepärast, et mõnikord ongi kasulikum tööd mitte teha. Selle asemel, et piltlikult öeldes kvartali lõpus toota tohutult praaki, eks ole, parem pea pausi. Kui üks kahtleja mees on saanud tööülesande, ma ei hakka ütlema, mis eriala peal, mis tasandil, kuidas on saanud tööülesande ja ta on kahtleja mees ja ta mõtleb, teeb plaane ja siis kuuleb, kuidas särgi all sahiseb nagu 100-jalgsed jookseksid, ihukarvad tõusevad püsti. Kui ma selle tehtud saan, läheb maailm ju hukka. Peremees, ära pea ennast liiga tähtsaks, maailm läheb hukka niikuinii ka ilma sinuta. Firma läheb pankrotti, Jah, aga inimeste, läheb tühja ka teisi firmasid. Ka firmad, eks ole, neid on liiga palju, meil on igasugused start-upid, asjad, värgid. Muuseas 90% Eesti võtetest on sellised, kus on alla 10 töötaja. Nii et need on, ja kusjuures ka nendest valdav enamus on 1-2 mehe firmad, mis firmad on. Aga samas inimeste ühiskond on üles ehitatud nagu, ma ei tea, mesitaru või sepelgapesa, see on ülesanded ära jagatud. Ja on vajalikud ka kahtlejad inimesed, on vajalikud piiratud oskustega, aga ühe eriala väga arenenud oskustega inimesed, sõdurid, töölised, nii edasi, ohvitserid, preestrid, mida iganes, kõiki neid on vaja. Aga hierarhioloogia õpetamine olekski siin kasulik, sest inimesed, lapsed koolis hakkaksid taipama, et nad peavad tegelema, keegi tahab saada, võib-olla ei saa sina ka labidata, sul vist suvilas mullatööd. No ikka vahetuval on, jah. Need lapsukesed peavad aru saama ja saavadki aru, et kui sa oled väga hea labidamees, sa saad planeerida oma labidatööd, ütleme 55. eluaastani, muskel on, tarbid kõike mõõdukalt. Ja siis on aeg ka pensionile minna, muide Saudi Araabias vist minnakse pinsile 45. Seal on palav ka, aga tont temaga. Ja inimesed mõistavad, need labidamehed näiteks, et nende hukk on saada labidameeste pealikuks, kus labidaga ei tee sa enam mitte midagi, aga mingid kuradi arvud, saatelehed, hanked, ma ei tea, kubatuuride arvutamisele alla. No vot seda minagi, ma ei ole üldse kindel, et ka absoluutselt kõik lapsed peavad saama 12 klassi haridust, sest suur osa on sellised, kes lihtsalt venivad läbi selle 12 aasta, raiskavad oma aega, õpetajate aega, mida iganes kõike, aga diferentseeritud kogum indiviididest, inimeste ühiskond ja sipelgapesa. Vaata, sipelgad on
oma diferentseeritud ühiskonnas elanud siin maa peal sadu miljoneid aastaid mõtlev inimene, meiesugune. Ta on kõigest 100 000 aastat vana ja on tekitanud iseendale tohutult probleeme. Vahe on selles, et sipelgate hierarhias töömehest sipelgas või sõdurist sipelgas mitte iialgi ei unista sellest, et ta saaks sipelgapese emaks, eks ole, või nendest isastest, kelle ülesanne on ainult ema eostada ja mitte midagi muud. Ei, ta teeb oma tööd, ei unista karjäärist. Inimene, talle on millegi pärast, issand jumal, karistuseks andnud mõistuse ja selle mõistusega teeb ta enamasti kurja. Tema tahab teisi jalge alla talata selleks, et teha karjääri, et selles sipelgapesas liikuda kõige kõrgemale tasemele ja paraku mingil määral liigubki. Aga on see sipelgapesale hea, see tekitab ainult korratust. Tekitab korratust. Sa viisid mu mõtted praegu emotsionaalse intelligentsuse peale. See on üks kummaline nähtus, sellest räägitakse. Aga vaatamata kogu evolutsiooni juures võiks ka veel korra peatuda. See emotsionaalne intelligentsus. Ma pean seda kirjandusteoreetiliseks fenomeniks. Kas emotsionaalne intelligentsus on kuidagi seotud sellega, et selle väljendusena võib tekkida kunst? Ma kardan, et siin on mängus ka empaatia, fantaasia. Fantaasia, ja vaat sipelgatel ei ole fantaasiat, nendel on refleksid ja need hoiavadki sipelgapesa rangelt koos ranges hierarhias. Aga samas sipelgad tegelevad ka kunstiga. Ma olen näinud džunglis, ma olen näinud, kui need suured džungli sipelgad voolavad nagu oja läbi džungli. Igal sipelgal on selgas siuke väike kolmnurkne tükikene lehte. Nad on lehest välja närinud siukse kolmnurga, ta on nagu purjeka puri püsti ja kõik lähevad niimoodi sipelgapesa poole. Väga ilus vaadata. See on täielik, see kolmnurkne lehest välja lõigatud tükike on ju täielik ja perfektne kunstiteos. Aga selle kunst on mõte. Kas sipelgad ise ka teavad, et said happeningiga maha? Ei, vaevalt nad teavad, eks ole, aga millegi pärast niimoodi on nendel mugav seda asja kanda ja nad viivad seda oma pessa, kus elavad täid, eks ole, kes söövad, kellele nad söödavad need lehekesed, eks ole, ja see on täidel kõht ponnis ja toju hea ja need sipelgud kurivad, nad lüpsavad oma täidel siukest nagu piimataolist asja, millega toidavad siis sipelgavasseid. No ja see on siukene keeruline tegevus, neil on piimakombinaadid ja piimakarjad ja mida iganes, kõike väga keeruline tegevus, aga seal ei ole mitte mingisugust progressi. See on 100 miljoneid aastaid olnud täpselt üks ja sama. No jah, 100 miljoneid. Aga õpeta nendele sipelgatele progressi, eks ole, ja kogu see asi läheb rappa. Konkurents, kapitalism. Või nad söövad üksteise lihtsalt ära. Jah. Ja siis tuleb mõni uus loom selle koha peale. Eluvorm, ütleks nii. No paraku praegu see eluvorm on inimene, kes sipelgapesale astub jalaga peale, eks ole, kes võib sipelgatele igasugu paha ja hullu teha, eks ole, kogu loodusele, et kord ta kuivendab sood, siis kui sinna sohu on suur mets kasvanud, siis ütleb, väga hea, nüüd laseme vee peale, eks ole, nii see inimene möllab, ma ei tea, mis selle seadab. Sinult ma olen küsinud saates, kas sina, konkreetselt sina, oled arenenud ahvist? Mina konkreetselt ei, minu ema ütles mulle, et ma sündisin inimesena, ei olnud mul karvu ega sava. No nii, aga inimene, kas ta on evolutsiooniga seotud või on ta... ta ei tea, mis päritolu. Kas Marsi peal on elu? Kui kaugel on Centauri ja Alfa meie planeedist ja meie tähes päikesesüsteemist? Mis seal vahet, et kas me oleme arenenud ahvist, sisalikust või kärpsest? Mul ausõna ei ole vahet. Mind huvitab palju, minu käest elektri eest küsitakse. Kellest ma arenenud olen?
millisest tahvist. Mind absoluutselt ei huvita ja mind huvitab minu suguvõsa ja mul on siuke huvi ja ma tean oma eelmisi põlvkondi kuskil 27 põlvkonda ja see on mul teada. Aga edaspidi või tähendab veel tahapoole, aga mind ei huvita. 27? Jah. Seda on hirmsasti palju, see on juba... Ja see on vürst Vladimiri 8. naine Adele von Nöningen, kes oli Saksimaa hertsogi Konrad esimese tütar. Aga sealt edasi võeti tagasi, ma ei ole üldse tuurima, hakkan seda taga segada, ääretult segada. Võib-olla küll, vaata, mina nägin hiljaaegu ühte pilti, seal oli uhkusega välja toodud Eskimo vanad prillid, et... olid, jaa. Ja. Mingist morsaluust või millest olid välja treidid. Või väga moekad muuseas, väga moekad ja just kitsad ja pilludega. Et lume pealt peegelduv päike ei pimestaks ja siis ma hakkasin mõtlema evolutsioonile. Ja mis nurga alt? Vaatame Aafrika poole, me näeme... jooksevad seal jeekimid paljad tagumikuga, suled natukene ümber või mingisugused lehed, värgid, midagi, siit-sealt võetud. Kõik nagu paigas, vaatame Eskimo poole. Kui oleks evolutsioon, oleks temagi kohanenud ja tal oleksid ainult värvilised jääpurikad juustes ja tilli otsas ja kõik. Aga tal on vaja kaasukat, prille, saapaid. Vaata, ootame veel kuskil 15-20 aastat ja siis võib-olla eskimoodel ei olegi prille vaja, sellepärast et nad kohanesid selle lumelt peegelduva valgusega. Kitsad pilusilmad, aga piisavalt laiad, et ikkagi lumelt peegelduv päike pääseb läbi. 10, 15, 20 000 aasta pärast nendel ei olegi enam vaja morsaluust treitud prille. See on ajutine. Inimene kohaneb absoluutselt kõigega, inimene kohaneb isegi praeguse valitseva koalitsiooniga, kohaneb, elab edasi, õlut kulub küll rohkem, aga ta elab edasi. Aga hiinlased, kus neil see jääpeegeldus oli? Mongoloididest, aga jällegi mongoloidid, kustkohast nemad päritud on, nii et aga kusjuures tänapäeval ei tohi, palun vabandust, toimetaja lõikab nüüd selle lõigu saatest välja, sellepärast et ei tohi inimesi jagada valgeteks, mongoloidideks, negroidideks ja millekski muuks, ei tohi, neid ei eksisteeri kõik nii. Aga omnivoorideks ja veganiteks tohib. See on väga huvitav ja millegi pärast tohib ja kui me võtame, tähendab natuke teistmoodi, et omnivoorid ja veganid on usulahud, see on väga hea, kõik usulahud peavad olema, kaasa arvatud anglokatoliku kirik, mis on religiooni mõttes täiesti mõttetu moodus või lendav makaroni monster, millel on rohkem mõtet, aga miks mitte siis veganid, miks mitte, see on usk. Võiks öelda, et nende sektide ainukene ülesanne on anda inimestele tegevust ja inimestele tegevust, aga teie olge palun väga, olge veganid, aga ärge teistele viga tehke, sellepärast et see, et oma koerad sunnite porgandit sööma ja ma olen näinud selliseid inimesi, et pisikes üle koerakene, eks ole, see on 5-aastaselt juba suremas haige, sellepärast et 5 aastat on teda harjutatud sellega, et ta sööks ainult juurvilju ja neist parate ta näksib neid puuvilju ja kogu aeg peab käima loomaarsti juures, saab mingisugused pille, tablette ja värke, et kontrollitakse ka ära, et see tablett ei sisalda mingit loomset produkti. Kiusatakse. Ma natukene siin nüüd tuli meelde, ma ei oska seda suurt millegagi seostada, aga need kehva veresused, aneemiad või kuidas seda kutsutakse, rauapuudus veres ja nii edasi. Ja. See on ju seotud ka tegelikult, vähemalt minu arusaamist mööda lihatoitudega. See on seotud B12 vitamiini produktsiooniga ja nimelt tähendab lihasööjatel soolestikus on B12 vitamiin, mis siis osaleb selles hemoglobiini tekitamises ja see on ääretult vajalik, aga taimetoitlastel see B12 tootva vitamiini, need on bakterid, mis toodavad B12 vitamiini. Need bakterite kooslus peab pidevalt
uuenemast, bakterid paljunevad tohutu kiirusega, nende nii-öelda ühiskond vananeb, nad surevad lihtsalt välja, neid tuleb uuendada. Omnivooridel see uueneb, aga veganitel see ei uuene ja sellepärast veganid peavad lisaks toiduga saama kas B12 vitamiini või mingisugust bakterite segu, aga jällegi mõni mõtleb selle peale, et bakterid on ka äkki, loomad äkki ei tohi, eks ole, ja sellepärast on olemas lihasööjad loomad ja rohusööjad loomad, kuidas nemad saavad hakkama. Lihasööja loom, kui ta püüab saagi kinni, esimene asi, mis ta ära sööb, mis hunt jänkul ära sööb, on soolikad. Sellepärast, et sooltest nad saavad värske B12 vitamiini produtseeriva bakterite koloonia. Aga rohusööja loomad, nad ei söö teiste loomade soolikaid, mida nemad söövad? Kakat. Nemad söövad teiste loomade välja heidet, kus on samuti veel elus püsivad bakterid, mis toodavad B12 vitamiine, nad uuendavad oma kolooniat, nii et rohusööjad loomad on kõik koprofaagid ehk söövad, no täielik selle sõna, täiesti sirges ja ausas mõistes söövad sitta, ilma selleta nad ellu ei jää. Nii et veganid, kuulake tähelepanelikult. Et siis see B12 ja sitt, need on nagu lähisugul. Millest tehakse seda kefiiri, millest pidi B12 sees olema? Millest tehakse? Bakterite kolooniast. Nii et need bakterid on täiesti puhtad, nad ei ole kasvatatud lehmasõnniku sees, nad on kasvatatud ikkagi laboris, puhtaks pestud katseklaasides, millest iganes, aga no, algselt peavad need bakterid, see esimene bakter, millest koloonia tekkis, ta peab olema kuskilt pärit ja ta peab olema jah. No aga juust, eks ole, no need samused bakterid, mis hapendavad juustu, hapendavad hapupiima, aga kõik see parem juust on hallitus just, kus see hallitus on tulnud, eks ta mingi raipe pealt tikk on korjatud. No, vaat siin ei oska kohe mitte vaieldagi, aga kui me selle koha peal praegu oleme, vaata, juust on hapuks läinud piim, vein on lihtsalt raisku läinud viinamarja mahle, nii et väga paljud asjad, mida inimesed tarbivad, on tegelikult looduslähedastele liikidele kõlbmatu, see on raisku läinud produkt. See on hästi laagerdunud produkt. Hästi käärinud. No jah, tegelikult eks see käärimine ole paljude toiduainete olemas olemise alus. Ei seda küll, aga käärimine on puhta toidu raisku minek. Praegu. Ja ilma kääritatud pärmitesse me ei saa leiba ka. Jah, praegu ma loen aeg-ajalt uudiseid, et ma ei tea. Ilma raisku läinud mõtteta me ei saa korralikku ajalehe uudist. Jah. Et see lihaga läheb meil varsti niimoodi, et linnugripp sööb liha ära või ma ei tea, mis kõik õudusjutte maalt ja merelt, aga mida me siis sööma peame, kas tõesti mingisugune sitikatest tehtud lambakotlet? Aga mis seal vahet, inimene vajab valkurasva süsivesikuid, aga kas seda valkurasva süsivesikut kasvatatakse, tähendab ühte sea seljas ja teist siis porgandi peenras või kasvatatakse seda mingi laboriklaasides või kasvatavad seda sitikad ja ussikesed, eks ole. Aga mis seal vahet, tähtis on see, et sa inimene saad valkurasva süsivesikut, kui ei meeldi rüüpõllud peale, küll see läheb olla. Ei no kurat teab, millest seda õlut varsti tegema hakatakse. Vaata, mitte keegi ei taha teada, kuidas ja millest tehakse varsti, aga maitseb raisk hästi. Seda muidugi, no kuidas ja millest, no ma mõtlesin siin selle peale, kuidas hundid söövad soolikaid, et... Soolikaid, see on esimene asi, mis nad ära söövad. Koos sisuga. Ei nüüd sisu pärast nad söövadki, soolika sise, ta on ju enamasti sidekudel, mis on vinske, mis eriti sulle midagi ei anna. Sisu, ikka sisu. No jah, ma just sellepärast, et hiinlased siis võtavad ka, no millest tehakse meie aladel vorsti? Hiina soolikatest. Mis loomasoolikaid Hiinas kõige rohkem eksporditakse? Koera omasid. Kus need panna, kui koer on olemas? No ja siis... puhutakse soolikast tühjaks selle, mis sees oli. Mis nad sellega teevad?
selle, mis see, ma ei tea, aga küllap ka see millekski kõlbulik on hiinlane, tema kasutab kõik ära, aga soolte sisu, olgu ta tõepoolest juba soole nagu peaaegu et välimise avause juures, et ütleme ausalt eesti keeles sitt, ka see on millekski vajalik, sellepärast et on ju olemas igasugu putukad ja ussikesed, kes väga edukalt ainult sellest ju toituvadki. Nii et seal on küll ja küll mida leida. Jah, ja tee talle nüüd selgeks, et mis sa nüüd seda siin sööd, et mine võta kefiiri. Ja jällegi kefiir on raisku läinud piim tegelikult. Inimene on ka mingisugune raisku läinud loom. Ja lihtsalt me ei ole veel välja mõeldud, millal ta hakkas raisku minema, kas siis, kui see loll pärdik palmi otsast alla tuli täitsa ilma asjata või siis, kui mingisugune pool kala, pool sisilik veest välja tuli, täitsa ilma asjata tegi ta seda või siis, kui kuidagi mingite looduse protsesside tulemusena sattusid kokku süsiniku, vesiniku ja süsinik, vesinik ja hapniku aatomid, millest tekkisid keerukad valgumolekulid, võib-olla siis hakkas maailm hukka minema. Kes teab, aga tunduvalt stabiilsem oleks see värk, kui kui planeet külm kivi, ilma atmosfäärita tiirleks kosmoses ringi, mitte midagi poleks häda. Ega vist ei oleks. Stalin ütles sama, pole inimest, pole probleemi, ütles ta. Ja saaks murest, vaevast, kõigest priiks. Kuule, kui seda nüüd väga, mitte ainult globaalselt, vaid ka universumi poolt vaadatuna mõelda, pole inimest, pole probleemi. Kurat, vanal oli ju õigus. Küllap oli jah. Ja täna me siis käisime siin saates läbi hariduse, ühiskonna moodustamise ja lõhkumise ja jõudsime ka kõige kahtlasema küsimuse juurde, et see aatom, see ja nad hakkasid omavahel paljunema ja seda mööndusega vist võikski nimetada elu tekkeks, kus ühesugused toodavad samasuguseid. Ja alles siis tuli see habemega vanemees, kes pilve peal istub ja see ütles, õige, tehke sugu ja saagu teid palju. Bakterite suguline paljunemine. Ei ole suguline. 1947 ilmus igavene vägev monograafia. Tähendab, ta ei ole muidugi suguaktiline, aga ta põhimõtteliselt on sarnane sugulisele paljunemisele. Mõnel bakteriliigil ta võib olla, eks ole, aga see on pigem erand. Nii et nad lihtsalt bakterileer tõmbab ennast pooleks mitoodilisel teel, tähendab tema kromosoom tekitab kõrvale täpselt samasugust, see on koopia. Tõmbab see mikroob ennast lõhki, kui ta arvab heaks paljuneda. Keegi pole küsinud, kas see juures tunneb ta valu või orgasmi, eks ole, aga armastust ta selleks ei vaja, välja arvatud trichomonas ja gonokokk, kes paljunemiseks vajavad kindlasti armastust. Kui inimesed teine teistega ei seksiks, siis nad sureksid välja need gonokokid. Eks siin võib veel igasuguseid kahjeid spiroheete ka juurde tulla, aga armastuse vili. Jah, aga siis on ju kõik need bakterid ühevanused, kui nad on nätsti. Ei, päris nii ei ole, koloonia saab välja. Sellepärast, et vaata, kui sa võtad suure tükki ajalehte, eks ole, ja hakkad seda rebima üsna täpselt pooleks, siis need tükikesed veel pooleks ja veel pooleks kuskil sa jõuad nii kaugele, et käsi vääratab ja need kaks poolt ei saa ühesugused, tekib praak. Ja mida rohkem kordi sa oled rebinud, seda suurem võimalus on, et tekib praaki. Nii et kui mingi koloonia on paljunenud seal miljon korda, eks ole, seal on neid praakisendeid juba nii palju, et nad tekitavadki ainult mitte eluvõimelisi praakisendeid, koloonia sureb välja. Ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev, lohutamast. Kohe hakkas kergem, et see jama ei olegi nii lõputu, kui alguses tundub. See lohutab. Ja veel kord olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust ja kes te võib-olla saate ka kogu sellest segadikust
omamoodi aru ja hakkate millestki natukene kahtlema, et siis võidelda oma kahtlustega, järeldada ja saada vaieldamatult targemaks. Olge tänatud kõik toetajad, vaatajad, kuulajad ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.